Tere kõigile ka minu poolt. Tere hommikust, tere õhtust. Kellel on lõunaaeg, ma ei tea. Väga suur au sellise lugupeetud globaalse, võiks vist lausa öelda, õpetajaskonna ees olla. Tõepoolest psühholoogia ja terapeut, ma olen lausa pereterapeut, nii võiks olla küsimus, et mida ma siis õpetajatele räägin. Aga mis seal salata, et olen sattunud palju tegelema digiteemadega ja käinud päris palju koolides rääkimas. No viimasel ajal mitte ei käi, vaid käib sellise ekraani vahendusel ja siis neid õpetajate lugusid kuuleb ikka kogu aeg, kuidas digi võib olla väga abiks, aga digi teeb ka asju keerulisemaks ja siis kusagilt jõutakse ikkagi välja, et on mingi väsimus ja nii edasi. Nii et ja tõepoolest nüüd talvel sai tehtud, siis Eestis on selline vahva, mis see siis nüüd on, sihtasutus Kiusamisvaba Kool, kus tegelikult sai just räägitud sellest koroona ja õpetajate läbipõlemisest ja sai see päris spetsiifilise konteksti pandud. Et ma nüüd mõtlesin, et siin teile rääkides ma tegelikult ei tahaks ainult koroonast rääkida, sellest me oleme kõik rääkinud kõrini, aga mainiks seda siiski ka ära. Nüüd ma proovime, kas me saame need slaidid jagamisse, sest slaidid peavad ikka olema moodsal ajal. Kus nad on? Nii, ma nüüd eeldan, et te näete. Kui ei näe, siis tuleb kohe teha suurt hädakisa. Ehk siis tõepoolest, et kui ma nüüd mõtleks, et kuidas te sellest läbipõlemise teemast või kuidas te võiksite seda nüüd kuulata, sest no ega ma tean ka, et see läbipõlemine on niisugune üksjagu ära leierdatud poppsühholoogia teema, et ohohoo läbipõlemine ja siis me vahel on meil ju see komme ka, et eriti kui meile keegi ei meeldi, siis me ütleme, et ta on vist läbi põlenud. Et kas on kolleeg või siis keegi meil ebameeldiv inimene, ta on läbi põlenud. Et sellel on mingi natuke naljakas kontekst juures. Ja samuti räägitakse seda, et minu meelest päris vaheldumisi, et kas on praegu palju stressi või on läbipõlemist või on tööstressi ja siis hüppab sinna sisse depressiooni teema. Et need on kõik tegelikult ju natuke erinevad asjad. Depressioon on juba päris selgelt kliiniline asi, kus mitu nädalat inimene on energiast tühi, meeleolu pole ollagi, mitte mingi, ennast peab ka väga mõttetuks. Ehk et kui me siin keskendume läbipõlemisele, siis see võib viia püsivana tõepoolest ka depressioonini. Nii et selles mõttes on see niisugune nagu mingisugune vaheaste, et kui me mõtleme stressist, siis eks sellel on ka selline väga negatiivne tähendusväli ümber, et mul on niisugune stress. Samas stress võib olla tegelikult väga positiivne ja äge asi, hoiab meid action'is, mõnus kogus väljakutset, hea optimaalne energiatase, just minu jaoks paras kogus vaheldust, aga mis on siin nüüd oluline meeles pidada, on see, et see, mis on paras kogus või adekvaatne kogus, on individuaalne. Et te näete seda laste peal koolis, aga te näete seda ka kindlasti enda ja kolleegide ja pereliikmete pealt. Ühele meeldib pidev sihuke väike adrenaliin, teisele meeldib pidev tõesti kohutav adrenaliin teie meelest. Me peame meeles pidama, et inimesed on erinevad. Et asi, mis ühel inimesel viib stressini nii-öelda halvas mõttes ja tõesti me hakkame rääkima juba sellest läbipõlemisest või millestki veel muust, see teise jaoks ei pruugi midagi tähendada. Tõlgendus on oluline ja me oleme erinevad. Aga tõepoolest, et kui on palju stressi ja nüüd see on ka põhjus, miks koroona stressist on lausa eraldi räägitud. Et ka WHO juba sügisel pani riikidele kokku mõnusa paketti sellised inimeste jõustamise soovitusi, nii-öelda policy recommendations. Et see on mingis mõttes olnud hästi üldine muutunud olukord. Ehk siis on väga raske mõelda, et kes on nüüd need inimesed, mis elukutsed inimesed, kellel üldse mitte midagi ei muutunud ja kes ka ei tundnud hirmu või kelle jaoks kõik täiesti samaks jäi. Igatahes, kui on pidev stressi olukord, kui me pidevalt tajume, et on action, on, ma ei tea, vererõhk, pulss teeb oma trikke, pidevalt oleme närvis, siis
see on juba natuke liiga palju. Pidev võitlusseisund kurnab organismi. Nii et läbipõlemist me võimegi nüüd defineerida nii, et see on füüsiline, emotsionaalne kurnatusseisund, mis tekib pikaajalise stressi tagajärjel olukordades, kus meie kompetentsus ja toimetulekuoskused või toimetulekuvõime ei vasta enam hetke nõuetele. Ja siin on nagu hästi mitu momenti. Meil mõned on väga osavad, kompetentsed teatud tüüpi stressiga hakkama saamisel. Ma saan rääkida kohe näite õpetajatega paralleeli. Mind on kutsutud ka kooli lastele rääkima digiasjadest. Ja alati peale seda ma mõtlen, et kuidas õpetajad hakkama saavad sellega, et nad päev otsa haldavad. Kõige keerulisemad minu jaoks on olnud mingid 3., 4., 5. klass. Õpetaja päev otsa, mul on endal 6. kodus. Et ühesõnaga, et mul tekib nagu totaalne lugupidamis, ma ei teagi, mis seisund see on. Ehk et ma võin suurte inimestega rääkida, aga selline seltskond väikseid pasatskeid, vabandust, see on neutraalne ütlemine, siis mina ütlen, et minu kompetentsus ja toimetulekuvõime sinnani ei ulata. Aga õpetajatel on oskused, ilmselt mingid isikuomadused, kogemused, mis võimaldavad sellise olukorraga toime tulla. Ilmselt kui teid panna sunniviisil nõustama või teraapiat tegema, siis te võib-olla kogete midagi sarnast. Võigi õpetaja elukutse vahel seda ka omamoodi ju eeldab. Aga igal juhul läbipõlemise, kui seda hästi lihtsalt kokku võtta, siis kaduma läheb energia, mis on tööga seotud. Äge tunne, ma tahan teha, ma tahan fännana oma ametit, entusiasm ja ka enesekindlus. Ja tõepoolest nüüd ka sellele koroonale mõeldes, aga vahel ka näiteks töökeskkonna eripäradele mõeldes. No mis seal salata, koolid on ju maailmas väga erinevad, Eestis väga erinevad, juhtimisviisid on väga erinevad. Igasugust jama juhtub ja siis vahel see läbipõlemine on küll väga ebameeldiv, aga ometi adekvaatne reaktsioon sellele, et keskkond on ebanormaalne. Mõelge kõik korraks tõepoolest sellele koroonale, et mis see nüüd siis toimus, juhtus, et kõik pannakse lukku, ei tea, mis homme üldse sünnib või ei sünni, kuna sellest pääseb, see ei ole, seda on ka räägitud tegelikult, et see, kui inimesed on kurvad, närvis praeguses olukorras, tegelikult see on normaalne, see ei tähenda, kõigil on korraga psüühikahäire kätte jõudnud. Nüüd, kui me räägime tavalisest läbipõlemisest, siis ma ei tea, kui erinevate kogemustega või kui erineva staažiga te olete, aga läbipõlemisel on sellised mitu erinevat etappi. Alguses, kui inimene võtab mingi töö, siis ta on särasilmakene, ta on küll algaja, võib-olla ta on natuke tobu, aga tal on ootused suured, ta tahab kogu maailma või vähemalt oma organisatsiooni muuta. Ta panustab, ta tormab ringi, kõike muudab, kõike asjatab, teised vahepeal hoiavad pead kinni, et jälle üks sihuke. Igatahes ta on üleni kõige ägedamas mõttes idealist ja siis hakkab toimuma midagi muud. Stagnatsioon. Mingis mõttes on see väga normaalne protsess, sest üldiselt võttes tõepoolest, kui kõik organisatsioonid pöörduksid mitte itta, vaid läände või põhja või lõunas iga uue tulija peale, siis oleks elu juba päris kole. Nii et tegelikult see harjumine käib ju elu juurde. Aga tõepoolest, et siis inimene näeb, et ei, kõiki asju ma ei saavuta, kõike ma ei muuda, mingite asjadega ma pean harjuma. Ja kui need asjad, millega tuleb harjuda, on ikkagi kuidagi väga vastumeelsed, kas siis töökorraldus või mida täpselt, kellega töötatakse või on väga palju muutusi, siis see hing, mina ütlen, võib-olla see kõlab poeetiliselt, aga see hing võetakse nagu natukene tööst välja. Okei, asjad peavad olema maetud, paberid korras, bürokraatlik pool paigas, Exceli tabelid, tööajagraafikud, kellel mis, mina ei tea. Need asjad peavad olema joones. Kui see on korras, siis keegi ei saa minuga õiendada. Ja võt siis juba järgmine etapp, mis see skeema ja käärima hakkab, on see, et ma ei saanud hakkama, pettumus endaga, pettumus ametiga, pettumus kolleegide suhtes. Ja siis see järgmine viimane etapp sellel redelil on nüüd apaatia, läbipõlemine ja üha rohkem väheneb see nii-öelda emotsionaalne seotus tööga. See on puhas kaitsemehhanism.
kui see mind häirib, siis ma lülitan ennast välja, siis häirib vähem. No seda võib ka mitmete ametite puhul ju välja tuua, et teie oskate õpetajaameti puhul kindlasti palju rääkida, aga arstide puhul näiteks räägitakse, et arst ei räägi sellisel olukorral enam nagu, et patsient see ja see, vaid räägib näiteks haigest maast. Tal ei ole enam inimesi seal taga, vaid tal on üks või teine organ. Ja niimoodi, et võimalikult ebaisikuline suhtumine, luuakse distants ja püütakse, kui on erinevad stressreaktsioonid keerulises pingelises olukorras, kus ei saada nagu hakkama, siis üks nendest on külmumine. Võitle, põgene, freeze, külmu. Ehk et teen nägu, et mind pole olemas, siis ma ei saa haiget, siis mind ei sööda ära, siis järsku see õudus läheb minust mööda. Ja kui panustatakse ametisse üha vähem, siis loomulikult elu ei lähe väga palju paremaks ja ollakse veel rohkem omadega läbi ja tekib omamoodi nõiaring. Et siin saab nüüd igaüks mõelda, mis astmel ta parasjagu on. Et nagu ma ütlesin, mingisugused harjumise teemad või see, et ei ole ideaalne töö, normaalselt. Vahel on meil kõigil väga normaalsel moel seda, et ma ei saanud hakkama. Olen nõme, ei, ma olen ikka mõttetu oma ametidel. Seda on tegelikult vahel ju kõigis ametites ja kõigil inimestel. Aga nüüd on küsimus, et mis on need nagu püsivad mõttemustrid. Nüüd läbipõlemist on ka eri moodi ja see on seotud erinevate toimetulekuviisidega, et kui me proovime jagada inimesi 2, vaid seekord 3, siis üks tüüp võiks olla selline tegelane, kes on tohutult innukas, tohutult kurnatud ka. Ta on valmis töötama viimase mitte 24/7, vaid 25/8. Siis enam-vähem sureb sinna, aga eesmärk on tähtis. Ta väljendab ennast igatepidi, kirub ja vähemalt alguses, kui ta tunneb, et asjad on kehvasti, siis ta üritab probleeme lahendada, vahel liiga hoogsalt, ajab teisi läbi. Aga tema on see, keda on kuulda ja näha. Ta tõesti üritab. Nüüd on ka nii-öelda loobuja tüüp, et kui me mõtleme sellele stressireaktsioonide tüübile, siis eelnev võiks olla see, kes võitleb, siis see loobuja võiks olla see, kes natukene põgeneb, üritab vältida võimalikult selliseid keerukumaid olukordi, tõesti täidabki oma need bürokraatlikud formularid ära, annab pigem alla, ei üritada midagi enam ideaalselt teha või paremini teha. Ta ei usu, et ta suudabki, motivatsioonitunne on ka kadunud. Ta mõtleb, et ega ootage enam väga tunnustust, mitte miski ei sõltu minust. Sellised mõtted, sellised tunded. Ja tõepoolest ta üritab ennast selle tööga võimalikult vähe siduda ja samas ta võib jääda ka tööle edasi, sest ega tal on üldine mõttemuster selline, et ega mul mujal ju parem ei pruugi olla. Siis on ka selline tüüp, kes tahaks kogu aeg areneda, kes tahaks ägedaid väljakutseid ja kes tajub, et antud organisatsioonis, antud keskkonnas neid jääb kuidagi vajaka. Ehk siis siin meil ei ole läbipõlemine tohutu stressist, vaid siin on läbipõlemine sellest, et töö on igav. Ja jällegi see igav tähendab ju subjektiivset hinnangut. Teistel võib olla põnevust kui palju, aga vot see tüüp tahaks nagu kogu aeg palju rohkem seda, nagu öeldakse, adrenaliini. Ta tahab neid väljakutseid, talle ei anta ja siis tal tekib korraga ka tunne, et aga ega ma võib-olla ei saagi hakkama ja siis ta hakkab, isegi kui pakutakse uusi põnevaid ülesandeid või projekte, siis ta võib neid ka juba vältida, tögada, olla küüniline, mis nüüd mina rääkida. Nad väldivad keerulisi olukordi, väldivad ühel hetkel juba väljakutseid, aga siis ka tõepoolest ventileerivad teistele ja kiruvad. Ehk et nad ka kindlasti pole vaiksed. Et need on eri tüübid ja veel kord läbipõlemine võib tulla nii liiga suurest stressist kui ka absoluutselt väljakutsete puudumisest ja põnevuse puudumisest. Nüüd käiks korraks läbi ka need koroona ja eriteemad, et siin saab igaüks mõelda, mis teda sellel ajal kõige rohkem praegu puudutas. Et üldine, kõigil inimestel ju üldine oli see määramatuse ja ennustamatuse olukord. Mitte lihtsalt see, et mis viiruses jupeni, mis ta endaga kaasa toob
või et kes nüüd võib ära surra ja kes ei või, aga kõik need riikide erinevad poliitikad ja see, kuidas ühel hetkel öeldakse ühte ja teisel hetkel öeldakse, aga tegelikult teeme teistmoodi. Et tõepoolest ka see WHO juhend, millele ma viitasin, ütles, et inimestele selle kontrolli ja maksimaalse ennustatuse tagamine peaks olema riikide nagu mitte püha kohus, aga väga tähtis, et inimesed vaimselt hakkama saaksid. Et kui on väga määramatu keskkond, siis nii-öelda juhtfiguurid peaksid tagama seda turvatunnet vaimses mõttes. Suurenenud ja muutunud töökoormus. Ma ei tea, kuidas teil seal õpetajatel eri riikides on olnud, aga Eestis küll on õpetajad öelnud, et kõik on korraga väga teistmoodi. Ja minu laps käib koolis, kus on hästi palju digivahendeid kasutatud, aga isegi kui natuke oleks alguses lihtsamalt, siis seda koormuse suurenemist on olnud kõvasti. Loomulikult haigestumise hirm. Kogu aeg räägivad valitsused, et püsige kodus, ärge kellegagi kokku puutuge ja siis on inimestel ametid, kus nad peavad kogu aeg rahva seas käima või suhtlema ikkagi, sest koolid on võib-olla mingi hetk ju lahti, siis see on olnud teema. Vastutus loomulikult ja vastutus seetõttu ka, et on palju rõhutatud, et õppimine on ka koroona ajal tähtis ja viimseni tuleb koole lahti hoida. Aga ka see, et pole harjunud õpetama nii-öelda virtuaalseid õpilasi, kellest ei ole võimalik aru saada, et kas ta üldse teeb seal midagi või tal on nime poolest on kohal, aga tegelikult loeb ikka mingisugust või vaatab YouTube'i või tegelikult mängib kassiga, kes vahepeal ekraani eest läbi käib. Ma ei tea, kuidas teie seal muidu toimetate, kui üldiselt õpetajad ei ole ju harjunud ka kogu aeg istudes töötama, et päev otsa ikka kõnnitakse vahepeal ringi tahvli ees, ikka toimetatakse, aga nüüd kogu aeg istu. Kodukontori stress, absoluutne klassika, rollid lähevad sassi. Ja kõik lapsevanemate ootused, mis õpetajal on ja muidugi ka see taju, et lapsevanematel on ka ju raske, millest tuleb omakorda kaastunde väsimus. Ma ei jaksa nendele lastele ja lapsevanematele kaasa tunda. Saage minust ka aru, mul on ka pere, mul on ka lapsed, mul on ka oma vanemad, kelle pärast ma mures olen. Ma ei jaksa kõik, palun kasvatage vahepeal oma last ise. Ja nii edasi, et need on kõik nii inimlikud momendid ja loomulikult sellises olukorras. Ja tõepoolest ma olen kuulnud ka seda, et õpetajad, kes saavad aru, et nende lastel tegelikult see kodus õppimine ja just nende konkreetses kodukeskkonnas ei ole üldse mitte lihtne. Seal võib olla ka vägivalda, seal võib olla väga sotsiaalseid probleeme. See õpetajad võivad sellest kaasaelamisest saada ka omalaadse sekundaarse trauma. Ta saab aru, et asjad on kehvasti, aga ta ei saa suurt midagi võib-olla teha. Need on spetsiifilised nüüd selle viimase aasta või natuke rohkema jooksul. Tegelikult seda võiks võtta mingis mõttes normaalsena. Et on olnud pagana raske küll. Kellel, mis põhjustel, me oleme erinevad, õpetajad on erinevad, aga need on olnud loomulikud raskused, millele reageeritaksegi sellega, et me oleme natuke vahel hädas, vahel natuke õnnetud ja kehvas seisus. Nüüd läbipõlemise tunnustest rääkides. Kui me vaatame psühholoogilisi tunnuseid, siis palju igasuguseid sõnu. Üks asi on tohutu kogus negatiivseid emotsioone. Masendus, viha, tühjus, ärritus, nimetage sinna ise, oskate ka öelda. Teine asi on see nii-öelda kaitsemehhanismina ükskõiksus, mida ma juba ütlesin, distantsi tekitamine, käega löömine, üldine negatiivne hoiak. Mustvalge mõtlemine. Täna on hästi, aga tegelikult homme on kogu maailm lõppenud, kõik on õudne, kole, paremaks ei lähe. Huumori meel kaob ära, see on üks läbipõlemise tunnus või ta läheb ikka väga mustaks ja see väga mustaks tähendab seda, et ka kolleegid hakkavad ütlema, et ei, meie ametis seda nalja enam ei tee. Miks ma ütlen, et see on ametispetsiifiline, on see, et õpetajatel on oma nalja tegemise stiil, mida võib-olla nii-öelda lapsevanemad, lapsed väljastpoolt kuuldes võiksid ära minestada. Arstidel on, politseinikel on, kõigis ametpsühholoogidel on ka. Et see on üks kaitsemehhanism oma spetsiifiliselt naljad, aga kolleegid hakkavad ka ütlema, et ei, ära, siukseid nalju ära tee. Liiga palju. Et siis on see ilmselt mingi probleem kusagil. Kognitiivsed teemad. Me ei keskendu enam hästi, mäluprobleemid, hajameelsus.
Ehk me tõesti oleme ennast nagu välja lülitunud, eemaldume tööst, mõtleme oma tööst halvasti. Ja sinna juurde kõik siis ka madal enesehinnang, abitus, me oleme nagu need psühholoogia eksperimendi koerad, kes saavad elektrilööke ega saa nagu midagi teha. Nüüd oli üks küsimus, et kas lapsed kogevad samamoodi või väljendavad neid samamoodi. Et tegelikult jah, on küll, sest üldine nii-öelda keha reageerimise viis on ju sama. See on nii baasiline loomariigist pärit reageerimisviis, et kindlasti peaks laste puhul ka mõtlema, et kui me näeme selliseid tunnusjooni, et siis on probleem. Nüüd, mis suurte puhul ja laste puhul on erinev, on see, et esiteks täiskasvanud on õppinud mingeid asju natuke paremini varjama. See on üks moment. Teine moment on see, mis on natuke teistpidi. Teismeliste puhul meil vahel on natuke komme mõelda, et neil on kõigil mingi veltsmärts kogu aeg. Nad on kõik kogu aeg natuke närvihaiged ja natuke sassis ja identiteedikriis ja umbes, et me võtame seda tohutult normaalsena ja magame niimoodi maha mingisugused päris keerulised psüühikaprobleemid teinekord. Nii et mina ütleks, et lihtne on mõelda niimoodi, et kui ma näen kedagi, kellel ma märkan sellist tunnuste mustrit, siis ma võiksin korraks mõelda, et kuidas ma saan nüüd natuke selle inimesega kontakti, et vaadata, et mis seal taga on. Et mõni teismeline tõepoolest ütleb kõige kohta kogu aeg, et mul on kõigest kõrini ja kõik on normaalne ja kõigest on ikka kõrini. Jah, absoluutselt. Aga kui mul tekib mingi kõhutunne ja õpetajatel, kellel on natukegi kogemus, tegelikult neil see kõhutunne on päris hea, siis tasub ikka uurima hakata. Aga tegelikult läbipõlemine ju võtab ka käitumuslikud tunnused, ehk siis mitte me ainult hingeliselt ei ela seda läbi, vaid ka me tegutseme üsna spetsiifilise mustri järgi, kõiksugused aineid hakkame väga innukalt kasutama, sahmime ringi, töövõime langeb ja vahel sagenevad puudumised, igasugused haiguslehed või siis on see, et kui ma käin ka tööl kohal, siis ma tõepoolest ei pinguta täiega, veedan aega igasugu muid asju tehes viimase hetkeni. Rollipiiride kadumine, hooletus, hoolimatus enese vastu, riskeeriv käitumine, kui see ei ole varem inimesel omane olnud. Vahel räägitakse ka, et nii-öelda hügieeniharjumused lähevad käest ära. Ja tõepoolest ka töövälised tegevused vähenevad, inimesel pole nagu energiat ja jaksu enam millekski. Kõik tundub kuidagi must ja kehvavõitu. Ja ka tööl on selline inimene üsna konfliktne, läheb kergesti närvi kolleegide, klientidega, koolis lastega, lapsevanematega. Ta ärritub kusagil ühistranspordis kergemini. Kõik tundub talle nõme, mitte millegagi ei saa nagu hakkama. Et jällegi, kui me näeme kellelgi sellist mustrit, mitte kogu komplekt ei pea olemas olema, aga me märkame, et ta on niimoodi muutunud, et ta kas sööb korraga väga ebatervislikult või kuidagi ei söö üldse või ta tundub olevat kõigiga kuidagi hästi ärrituv. Selles inimesel huvi tundma minna on keeruline, sest on kohe oht, et me saame ka nähvaka, aga tasub seda ikkagi teha. Ja millega tihti tegelikult jõutakse ju arsti juurde, ei ole mitte see, et inimene läheb siis kurtma, et mul on kuidagi väga suur masendus. Tegelikult jõutakse perearsti juurde Eestis. Ja õnneks perearstid reageerivad päris hästi just nende läbipõlemise somaatiliste või kehaliste tunnustega. Ja kui räägitakse meestest, et nemad ikkagi seda muud tundelist poolt naljalt ei tunnista, aga kui ikkagi nagu on allergiad ja muudkui mingid viirused võtavad ja pea valutab, siis pöördutakse. Et vahel, kui meil on stressiaeg ja kui see on kiire mingi aeg, mis iganes ametis, siis vahel me püsime õudselt terved. Ja kui meil kiire aeg mööda saab, siis me saame endale kõik viirused, mitte koroona, aga kõik gripid ja muu kraami kokku külge. See on loomulik selles mõttes, et
keha sellel nii-öelda akuutse stressiperioodil võtab ennast igatepidi kokku. Aga kui olukord paraneb, siis läheb nii-öelda kaitse pealt maha, siis me saame endale lubada seda luksust olla natukene haiged. Aga siin, kui on läbipõlemine, siis on terve komplekt. Ja tõepoolest inimene siis vahel mõtleb, et mul on ikka mingi viirus kallal või mul on kuidagi mingi süda on kehvaks jäänud. Ja vahel selle juures tegelikult võib ka seda juhtuda, aga igal juhul, kui on sellised muudatused ja inimene selliseid asju kurdab, siis ärme jälle pea seda koheselt normaalseks. Nüüd inimestega seotud elukutsete juures on ka kindlaid erinevaid tunnuseid. Tõesti, ma vean ennast kuidagi tööle, suhtlen miinimumi, et ma olen kuulnud rääkimas koolipsühholoogi, kes muidu oli väga-väga innukas, käis säras mööda kooli ringi. Aga siis ühel hetkel tal oli nii kurnatud kõigest, ta ütles, et ta üritab tööle minna niimoodi oma kabinetti, et mitte keegi teda ei näeks. Et küll ta saab kuidagi välja vabandada, et teda nagu ei olnud või ta saab alati öelda, et aga ma ju olin kabinetis, aga just, et ta läbib selle koolihoone, nii et keegi teda ei näeks. Töö ajal antakse alla, lõpetatakse varem, leitakse vabandusi. Tühistatakse igasuguseid asju, tehakse miinimumprogramm, hästi palju siis sellist hinnangulist suhtumist. Üks näide kohe, mida üks tuttav hiljuti rääkis, et temal on endal erivajadusega laps ja ta läks sellest lapse mingitest muredest rääkima. Sest tegelikult ta pidi kuulama kogu aja hoopis seda, kui õnnetu on õpetaja. Õpetajal oligi väga palju probleeme. Aga ühesõnaga, et õpetaja oli enda muredesse ja oma stressi nii-öelda uppunud, et ta tegelikult ei suutnud võtta seda õpetaja rolli erivajadusega lapse vanemaga suheldes. Ja see vanem proovis olla mõistev, aga ta oli siiski väga segaduses. Probleemi lahenduse asemel tegeldakse emotsioonidega, kirutakse, otsitakse nii-öelda süüdlast. Ärme mõtleme niimoodi, et meil on probleem, lahendame selle ühiselt ära, vaatame, mis teha saab, vaid nii-öelda ventileerime ja psühholoogid ütlevad vahel, et nämmutame. Kui kõik on ikka kohutav, kõik on ikka nõme ja see on veel nõmedam. Eetilised apsakad hakkavad juhtuma ja see on selline keeruline asi, millele tähelepanu juhtida. Et me teeme, nagu ma ütlesin, et huumor läheb väga viltu, aga me nähvame inimestele niimoodi, nagu me ei peaks, ütleme asju, mida ei peaks. Teeme väga valesid vigu. Peame ennast eksperdiks, kus me enam seda ammu ei ole. Ja oleme väga kriitilised, kui keegi julgeb meie tähelepanu juhtida, et kuule, see võib-olla päris praegu ei toimetanud õieti. Et ajal, kui vahel me mõtleme, et okei, et me oleme väga valmis kriitikat vastu võtma, et see on positiivne, me saame mõelda, kuidas me edasi saame ise paremini tegutseda. Aga kui keegi on läbi põlenud, siis igasugune pisutki kriitika järele lõhnab mõte on nagu tohutu solvang. Edasisuunamiste vältimine, hinnangulises edasisuunamiste vältimine õpetajaametis tähendab seda, et näiteks te märkate, et laps on näiteks erivajadusega või ta vastupidi, võib-olla ta vajaks hoopis mingis aines eraldi arendamist. Aga las ta olla. Mis ma ikka temaga tegelen, küll ta kuidagi hakkama saab, mina ei viitsi tegeleda, mul ei ole jaksu. Isevoolu tegutsemine, ehk siis see on sihuke ametite ülene teema tegelikult. Et inimene ei jaksa enam mõelda sellele, et oot, mida mulle viimasel koolitusel räägiti või mida mulle ülikoolis räägiti või minge metsa teie oma raamatutarkusega, et ma proovin seda hakkama saada kuidagi. Ja töö ajal mõeldakse ennast mujale. Isegi kui ollakse klassi ees, isegi kui ollakse vanematega lapse arenguvestlusel, igal pool mõeldakse ennast mujale. Tahaks olla igal pool mujal, mitte siin ja praegu. Ja ei suudeta samas ka vaba aega nautida. Nii et see on üks kurjavaimu nõiaring, mis tekib. Ja nagu ma ütlesin, et laste ja kolleegide lugusid kuulates, siis tihtipeale tekib ka tunne, et jälle ja ma ei saa midagi teha ja ma ei oska midagi teha ja mis te jälle räägite. Ma ei jaksa. Et see võtmelause võikski läbipõlemise juures olla, et ma ei saa. Nüüd, kelle probleem see läbipõlemine on? Ehk siis
me võime ju küll öelda, et inimesed võiksid ikka hoolitseda enda eest, aga kui me hakkame mõtlema oma hoiakutele, siis tegelikult, kuidas me inimestesse või oma kolleegidesse suhtume. Et kui keegi kirjeldab meile enda tegevusi, kuidas ta rabeleb nagu loom, teeb umbes 150 projekti, kodus teeb ka, ühtegi pühapäeva ta ei pea, laupäevast ammu. Kas me ütleme talle, et kuule, kas sul ei ole tunne, et lõks palju, et kuidas sa hakkama saad, või me ütleme, et appi küll, sina oled ikka tubli. Et seda on päris palju, et me kuidagi ikkagi heroiseerime, normaliseerime ületöötamist ja tegelikult anname endale ju ka signaali, et nii ongi okei. Ja siis see inimene on just nagu eeskuju. Ja samas, kui niimoodi hullunult rabelev tegelane kokku variseb, siis tihti öeldakse ju, et aga ta oleks võinud ise hoogu maha võtta, et ega me nägime ammu, et ta ju siin täitsa hullumoodi niimoodi sahmerdab kogu aeg, et ega niimoodi ei peakski. Ja see on loomulikult ka organisatsiooni probleem. Et see ei ole ainult see, et üks inimene peab ise võitlema. Et ei olnud tööl efektiivne, kui me räägime õpetaja ametist, siis läbipõlenud õpetajal, lapsed tegelikult on head indikaatorid, on see siis läbipõlenud lapsevanemad, läbipõlenud õpetajad, lapsed reageerivad, siis hakkavad nende käitumisest toimuma ka salapärased muutused. Ja nad ei ole väga õpihimulised. Et siis tegelikult lapsed lähevad sellistel puhkudel ka tundi natuke nagu lahingusse, et okei, peab jälle valmis olema, mis täna ette tuleb. Ressursside raiskamine, ehk siis jällegi palju rohkem kulub aega igasuguste probleemide lahendamisel, igal pool koosolekutel ka, kus on inimesed, kes ei suuda keskenduda. Konfliktid meeskonnas, kui oleks hästi hinnangulised, kes hilineb, kes kritiseerib tühja ja nii edasi. Üldine õhk on sellises kohas on väga-väga kehva. Ja selline küünilisus ja kehv pühendumine nagu oma töökoha suhtes on ka iseloomulik. Nii et ja loomulikult inimesed ei püsi siis tööl, kui on võimalik töökohta vahetada. Ja kui need probleemid, mis läbipõlemiseni viivad, on töökorralduslikud, ja inimene saab aru, et ei, et ma siin tegelikult ei tunne ennast ikka üldse hästi ja ükskõik, mis mina teen, kui hästi ma õpin, ma ei tea, mediteerima või õpin rahustavat muusikat kuulama, et tegelikult see töökeskkond ikkagi püsib kehva ja siis ma lähen ju minema. Samas asi pole ju töökeskkonnas. Et asi on ka ikkagi selles, et osa isiksuse omadusi meil, kuidas siis öeldagi, et soodustab seda, et me kipume võib-olla suurema tõenäosusega läbi põlema. Ja eks ta natukene on selliste väga tublid inimeste häda, kes on hästi tublid, hästi kohusetundlikud. Alguses oli ka ütled idealistid ja särasilmad, kes tõesti annavad maksimumi, kes tegelikult ongi nõus ainult sellega, et ainult parim. Ma pean pingutama nii, et parim oleks. Ma saan rahul olla, kui ma teen kõige paremini asju. See on nende teema, kes on, nagu öeldakse, A-tüüpi inimesed, kes on üldse võitluslikud, kes kipuvadki nägema siis elu sellise, mina võidan, sina kaotan, ma pean veel paremini pingutama ettevõtmisena. Kõrge kontrollivajadusega inimesed on hädas. Seda on räägitud päris palju koroona ajal, et kontrollivajadus tähendab seda, et mul peab olema kontroll selle üle, mis minu elus toimub. On see siis tööl, on see kodus, ma pean haldama ära seda, mis ümber toimub, mul võib olla maksimaalselt infot. Aga kui on väga segane aeg, siis need inimesed tunnevad kaost. Nad ei kontrolli enam midagi ja on sellepärast väga-väga hädas. Selguse vajadus ka. Ma pean aru saama. Aga kõigist asjadest ei ole alati võimalik aru saada, miks mingi asi niimoodi on. Vahel on asju, mis on irratsionaalsed, segased, on see siis tõesti nagu töökorraldus, mis iganes. Me ei saa kõigist asjadest aru, miks kusagil mingeid asju nii toimetatakse. Väline kontrollkese on kindlasti riskitegur, ehk siis inimesed, kellel on tunne, et keegi väljastpoolt on otsustav, et kuidas asjad toimuvad. Asjad ei sõltu minust.
Ja siin tundub olevat nagu natuke ka vastuolu, et ühelt poolt need inimesed, kes ise tahavad kõigest kontrolli võtta maksimumini, on nii-öelda riskigrupis, aga ka need, kes nagunii mõtlevadki, et minust ei sõltu midagi, nemad on ka riskigrupis. Passiivsed toimetulekuviisid, ma ei üritagi probleeme lahendada, üldse proovin teha nägu, et probleeme ei ole, aga tegelikult ma märkan, kui mingid asjad on väga viltu minu jaoks. Madal enesehinnang on riskitegur ja siis kõrge neurootiline, ehk siis kui meil on üleüldse kombeks või mitte kombeks, on vale sõna. Kui meil on selline omapära, et me üldse kaldume rohkem olema võib-olla kurvameelsed, natuke närvilised, natuke muretsejad, ehk siis nagu öeldakse, et kõrge neurootilisus tähendab seda, et me oleme see nii-öelda muretseja tüüpi inimene. Et nendel on ka siis riskiteguriks, et nad võivad kergemini läbi põleda. Ja mõned taustauskumused ka, et mis soodustavad läbipõlemist. Vigade tegemine on lubamatu. Igale probleemile on olemas parim lahendus ja mina pean selle leidma. Ma pean kõike kontrollima. Oma mõtteid ei saa muuta. Nad on nagu nad on. Oma tunded ei saa ka muuta. Asjad on muutumatud minu sees. Teised inimesed peaksid üldiselt mõtlema nii nagu mina. Kus inimene ei pruugi isegi aru saada, miks tal selline hoiak või uskumus on. Et kui temaga nagu vestelda, siis ta on väga mõistlik, et ta mõtlebki, et loomulikult maailmas on erinevaid inimesi, aga kusagil tema sees istub see ootus, et nad peaksid olema samamoodi normaalsed nagu mina. Miks nad ometi ei ole? Mina olen see mõistlik tegelane ju. See uskumus võib ka olla, et ma pean teistele meeldima. Inimesed, kes peavad teistele meeldima, kes usuvad, et nad peavad seda. Nad on tegelikult päris suure koorma all. Nad peavad väga palju pingutama ja nad lähevad sellega päris, pingutavad nii palju, et nad on hädas ja kunagi kõigile ju ei meeldi. Näiteks kui õpetaja ametis püüda tahta meeldida nii kõigile lastele, kui kõigile vanematele, kui kooli juhtkonnale, kui kõigile kõikvõimalikud kolleegid ja siis ei saa päris hästi hakkama, et siis see on ikka hirmus keeruline. Kui mina seda asja ära ei tee keegi, ma olen asendamatu. Ja see on selline huvitav uskumus, mida ma ei taha teie kohta midagi öelda, aga väga soovitan seda endal kontrollida, sest see teeb seda, et nüüd on küll koroonaaeg olnud ja enam ei lubata kedagi haigena tööle, aga see on nüüd see uskumus, et olgu mul või 42 palavikku, vedage mind kas klassi ette, vedage mind ülikooli õppejõud, vedage mind auditooriumi ette, psühholoogi ametis kraadiklaasi all olla, aga minu patsiendid muidu surevad kõik ära, kui nad mind täna ei näe. Et minule, kui ma töötasin Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinikus, siis ja mul oli väga mitu aastat tagasi ja mul oli haigena olemine, siis ma olin väga murelik, et mis küll saab minu patsientidest, kui ma nüüd ikkagi haigeks jään ja siis ülemõde ütles, et kas sa arvad, et me tõesti ei suuda neid kusagile teistele üheks korrakski, kas või kusagile neid ümber kantida ja ümber sättida, et kas sa arvad, et sa oled jumal või? Et siis ma tundsin küll muidugi väga suurt solvumist, aga see on väga huvitav hoiak, et mis tegelikult kurnab meid väga läbi. Nii et mõtleme oma uskumuste peale. Nüüd, kuidas siis läbipõlemisega toime tulla? Siis need uskumused tegelikult neid tasuks ka vaadata laste juures. Et ma arvan, et tunnis on neid vahel kosta, aga ma arvan, et natuke siuksel kõhutundega õpetajal on juba ka see teadmine olemas, et milline laps oma perest, mis uskumusi seljakotis kaasa saab. Et vahel tuleb see väga hästi välja, näiteks kui anda õpilastele mingeid grupitöösid teha. Siis kuidas nad seal käituvad, see on, kes tahab kõik ära teha, sest ülejäänud on nõmmelt jätavad tegemata või siis kes proovib kõigiga hästi läbi saada, kui nad meeskonnatööd teevad.
kes esitab 5 tundi hiljem, sest tal on tunne, et kusagile võib-olla jäi viga sisse ja pigem jätab siis esitamata ja siis on ka kohutavalt õnnetu. Ehk siis neid uskumusi tegelikult saab laste puhul ka vaikselt nagu jälgida ja mõelda, et oot-oot-oot, kas need on kõige mõistlikumad. Kuidas siis toime tulla ja ennetada? No mina ütleks, et kõige lihtsam on ikkagi ennetada ja mõelda, et millised on minu need personaalsed riskitegurid. Ja see ei tähenda seda, et kes meist on tõesti loomu poolest juba natukene, võiks psühhiaatri juurde ikkagi panna aja kirja, et nagu vanasti oli närvihaige. Et inimesed on loomult erinevad. Mõni on natuke närvilisem, teine on natuke selline, et ta tahab olla teistega armas ja kena, kolmas pingutab ennast kas või ogaraks. Me oleme kõik erinevad ja see on mingi tasemeni täiesti normaalne. Nüüd on küsimus, kuidas oma nendel joontel sabast kinni saada, neid mõõdupiires hoida. Ehk siis mõtleme oma riskiteguritele, mõtleme sellele, et kui ma märkan, et mul vist on mingid läbipõlemise tunnused, siis mõtleme, mis teema on, mis minu läbipõlemise põhjused ja tegeleda sellega, et ma võin olla võib-olla närvilise iseloomuga, aga näiteks kui päriselt ikkagi tundub, et minu töökorraldus ei kõlba mitte kusagile ja mind tahetakse põhimõtteliselt tööga ära tappa, siis mul on õigus öelda, et minule nüüd niimoodi ikkagi ei sobi. Ehk siis nagu see vana hea ütlemine on, et püüa saada aru, et mis on sinu kontrolli all, mis on sinu muuta ja proovi muuta neid asju, mida sa muuta saad. Ja kas siis lepid nende asjadega, mida muuta ei saa või siis valid mingi teise olukorra, teise töökoha. Koroona ajal just mina soovitasin ka õpetajatele Kiva koolis ja tegelikult ka lastele ja peredele pidada ikka päevikut ja kirjutada asju üles. Et kui mulle tundub, et ma olen päev otsa nagu närvipundal, siis psühholoogid muidugi üldse jumaldavad seda päevikute teemat, et aru saada, et mis siin murelikuks teeb, mis närvi ajab. Kõik on hea lihtne vastus, aga enamasti see ei ole kõik, vaid mingid olukorrad, mis käivitavad seda, et kõik on nii nõme, kõik on nii mõttetu, ma ei viitsi mitte midagi teha ja üldse mingi kõik metsa. Ehk et püüda natuke olukorda analüüsida, olla enda tunnete ja mõtetega kontaktis, et ma aru saaksin, et mis see siis on, mis minul seda läbipõlemistunnet või ka kehalisi sümptome tekitab, sest vahel mõni inimene tõesti märkab, et muidu ma ei saa üldse aru, mis mul need emotsioonid on, aga mingis kindlas olukorras mul pulsil jääb täitsa lakke või mingites olukordades und ei ole. Näiteks mingit tüüpi koolipäeva eel mul und ei ole ega tule ja siis ma olen nagu hädapätakas seal voodis ja vähklen. Nii et võib-olla see kõlab nagu natukene hirmutav, et tuleb läbipõlemiseks valmis olla, aga mina julgeks küll öelda, et kõik inimesed, kes südamega tööd võtavad ja teevad ikkagi keerulist tööd, siis see võib tulla ikka. Nii et parem on tõesti valmis olla taha. See on siuke olukord, mis võib ette juhtuda. See on nagu see, et autoga sõites võib juhtuda põhimõtteliselt õnnetusi, mida me saame teha, et neid ei juhtuks, anname endast parim. Mida kindlasti ei peaks tegema, vältida probleemi. Teen nägu, et ei ole ma midagi läbi põlenud, stressi pole ollagi, kõik on üleni, ärme üldse räägime muredest ja parem, kes siis võtab natuke liiga palju veini, kes armastab liiga palju šokolaadi, kes mida, need on vältimiskäitumised, kuidas pingeid maandada, kellele meeldib võib-olla väga palju kusagil sotsiaalmeedias või internetis tuustida. Need on vältimis ja stressi leevenduskäitumised, aga mitte väga mõnusad. Kindlasti, kui meil on vähegi inimesi ümber, kes mingite parameetrite järgi tunduvad, nagu et on meie inimesed, siis kui ollakse läbi põlenud, siis vahel tekib tunne, et mis ma neid ikka koorman. Ja see on nagu ohtlik, et kui siuke läbi põlenud inimene jääb üksi ja tunneb ennast täitsa üksi ja tunneb ennast täitsa lootusetuna, siis tõepoolest see depressiooniks üleminek võib juba juhtuda, et kui täitsa üksi ennast tuntakse. Ei maksa ka põhjalikult ette võtta seda, et kirun ennast nii palju kui jaksan, et ma olen üleni nõme, ma olen üleni laisk, ma olen üleni rumal, miks ma küll ometi nii kehvasti kõiki asju teen.
et see väga ei vii edasi. Et mis viib edasi, võib-olla see, et kui me tõesti on keegi, noh, on see kolleeg, on see lähedane, proovida, jah, vahel piisab sellest ka, kui me jagame seda, et kõik on nii nõme, hästi kohutav, ole minuga koos vihane, palun, aitäh, ole minuga koos vihane. Küll ma sellest vahel täitsa muide piisabki. Ja siis on tore, kui see inimene aitab meil mõelda, et okei, aga et mis selles olukorras võiks olla midagi, mis annab muuta või ei anna, et me saaksime koos arutada. Aga esimene etapp on alati see, kui meil on kellegagi hea läbisaamine, oleme natuke aga koos vihased, et me tunneme, et teine on meiega samas, nimetame see augus või mülkas või sõnnikunnikus. Oleme koos vihased ja siis hakkame vaatama, kuidas sellest sõnnikukunnikust välja saab hoida. Et kui me hakkame kellelegi oma muret rääkima või läbipõlemisest ja see teine teeb krapsaka näo pähe, et nii, hakkame kohe probleeme lahendama, mis on järgmine etapp, siis inimene tunneb ennast, et teda ei ole kuuldud, nähtud, teda tühistatakse, teda ei panda tähele. Nii et ka, et kui me märkame kolleegil või kellelgi tuttaval sellist kehvemat olekut, siis ärme selle krapsaka probleemi lahendusega niimoodi hoogsalt peale sõida, vaid püüame pigem vaikselt ja rahulikult, et mis värk on, kuidas sa ennast tunned, et ma olen pisut mures sinu pärast. Ja kindlasti ei maksa seda teha, et kui ma tunnen, et ma olen kurnatud ja jaksu ei ole, et siis teen nägu, et probleemi pole ja panen veel hullema klaasmäe otsas oleva eesmärgi. Et tuleb ikka rohkem pingutada, et siis tegelikult võib ikkagi jõuda ka lõpuks südameprobleemidega väga teistsuguse doktori juurde, kui seda on mingisugused nõustajad või koolipsühholoogid või kes iganes. Nüüd natuke täpsemalt rääkides, üks põhiline asi, mis tuleb teha, kui meil on tunne, et üldse ei jaksa ja kõik tundub nõme. Taastada jõuvarud. Ja need on väga lihtsad, primitiivsed soovitused, aga nad aitavad. Ehk siis minule meeldib mõelda seda ja eriti meeldib mõelda seda nüüd peale seda koroona aega, et elu teha võimalikult lihtsaks ja laisaks võiks ka vist öelda. Ehk et kuidas saada mõneks ajast tööst eemale, et ma õpetajatele ei julge seda öelda, et võtke haigusleht, sest tundub ikkagi patune kuidagi. Aga mõelda, kus see on päris minu vaba aeg. Päris minu vaba aeg, et ma ei keelan endale kohe selle tööst mõtlemise ära. Kõik need asjad, mis puudutavad tervislikke eluviise. Sellest on hakatud vaimse tervise puhul üha rohkem rääkima, aga tõsi ta on, et uni on mitte ainult see, et püsib ilus ja värske ja kena, vaid uni on absoluutselt vajalik, et meil oleks hea tuju, et meil oleks teiste inimestega suhted head. Mina töötan päris palju ka paaridega ja kui sa näiteks üks pool niimoodi uhkelt teatab, et tema magab juba 3 nädalat või 3 kuud ainult 4 tundi öösel ja siis eeldavad, et kuidagi saab sõbralikult suheldud oma kallimaga, siis mina ütlen otse, et kõigepealt tuleb see uneasi nüüd korda saada, et muidu pole mõtet siin midagi arutada. Et kui ikkagi inimene on täiesti läbi omadega, siis suhted kannatavad. Aga igal juhul, kes valida ka lihtsa elu juurde selle meeldivate inimestega suhtlemine, see ei tähenda, et ainult see, kes meil jubedalt nagu nunnud on, vaid kes on olulised, kes on tähtsad, kes annavad meile midagi, vahel see võib olla ka tark inimene. Et see puudutab ka sotsiaalmeediat näiteks, et võib-olla meil on komme igal pool kõigis vaidlustes kaasa lüüa ja proovida ikka maailma parandada, siis mõtleme, kas see on meile tingimata kasulik ja see teeb meil olemist mõnusamaks. Võib-olla jälgime kedagi hoopis, kes annab mingeid tarku mõtteid. Ärme mõtle, et kui meil on kehva olla, et me peame ikka täie jõuga edasi rabelema päris elus internetis ja nii edasi, teeme elu lihtsaks. Vaatame, kas me saame koormust jagada. See eeldab juba seda, et me saame mõne kolleegiga või kellegagi rääkida, et kuule, ma praegu ei jaksa, ma praegu päriselt ei jaksa. Rööprähklemine, täielik boikott, bänn, nimetame, kuidas iganes. Et see on olnud ka koroona aja teema, see on palju räägitakse laste puhul sellest, et neil on üks arvutiekraan või arvutiekraanil on korraga nii õpikud, õpetajad, lemmik YouTube video või ka arvutimäng ja kõrval chativad veel kaaslastega
aga tegelikult see on samamoodi kõigi täiskasvanute teema. Et aga see ei puuduta ainult siis interneti kasutust, vaid ka muud. Et kui meil on komme teha mitut asja korraga, siis see on üks rumal ja levinud stereotüüp, et naised olevat eriti tublid selles, sest nad mingil hetkel on paljudel tite ja siis nad nagunii peavad ühe käega titte kuistutama ja teise käega putru keetma. Et nii me saame vähem asju tehtud, me lähme rohkem närvi, et miks me ei ole olnud tõhusamalt. Ja seda on näidanud paljud uuringud, et rööpvähklemise tulemusel on inimeste efektiivsus kuni 40% kehvem. Seda on uuritud siis selliste kognitiivset võimekust natukenegi nõudvate ülesannete puhul. Tervislikud ja toredad hobid. Alustada kasvõi, kuidas ma siis ütleksin, jõuga. Võib-olla on tunne, et okei, varem ma käisin jalutamas, aga nüüd ma ei taha minna. Et see jõuga alustamine tähendab seda, et ei oota, kui tekib tunne, et nüüd tahaks minna jalutama. Tunne tekib hiljem. Et seda öeldakse ka depressiooni puhul, et liikumine on tähtis ja ära nüüd oota, kuni sul see energia tuleb. Vea ennast välja natukene liigutama just sellel viisil, nagu sulle see kasulik on. Vahel on see natuke jalutamist ja nii ongi. Ära oota, kui tekib, et mul peab tekkima mingi jalutamise või jooksmise või maalimise tunne enne. Hea tunne tuleb hiljem. Hoolitse tagala ja ressursside eest. Et tõesti, kellega ma saan jagada seda, kui mul ei ole mõnus olla. Võtta see risk ja teha seda. Mõelda, et kui nad on minu inimesed, siis nad tegelikult on mulle toeks ja nad taluvad mind, kui ma ei ole kõige säravam parasjagu. Ja tõesti mõelda sellele ka, et kas töö ja muu elu on ikka tasakaalus. Sellest on natuke liiga palju räägitud, et nüüd on kõik kodukontor ja kõik peabki sassis olema ja see on jube vahva. Aga tegelikult see ju ikkagi ei ole vahva, et see paindliku töö tegemise jällegi hiilgavaks kuulutamine, mida enne koroonat päris palju oli, et see on väga äge, kui inimestel on võimalik kodus töötada, siis praegu on ikkagi tekkinud see tunne, et inimesed saavad aru, et kodus töötamisel on väga suuri miinuseid. Psühhohügieen, seesama uskumuste ülevaatamine, et kust mul on pärit uskumus, et ma pean kõigile meeldima. Kust mul on pärit see uskumus, et kõik asjad peavad olema tehtud maksimaalselt hästi. Ja tõesti võiks õppida nagu neid vaikselt ka vaidlustama, et aga mis siis oleks, kui kõik ei ole tehtud hästi ja vaielda endaga kasvõi. Et need on vahel päris sügavalt, isegi lapsepõlvest pärit, nad istuvad meis nagu kurivaim. Enese kehtestamine, suhtlemise oskused, et väga lihtne asi, aga tegelikult me ei kasuta seda probleemi lahenduse otsustamise algoritmi, plusside ja miinuste kaalumine, kuidas üldse sõnastada probleem, kuidas arutada, mis tagasisidet ma sain. Ma tean, et paljud õpetajad õpetavad neid asju lastele, aga tegelikult on päris paras väljakutse neid proovida omaenda eluolukordade pealt. Et see eeldab nagu hoopis teistsugust vaadet, sest omaenda elu tundub alati kuidagi natukene mingi eraldi asi. Et võttagi, teha endaga selliseid väikseid, mina ütlen, et võtame ennast omaenda laborirotiks, teen endaga väikest eksperimenti, proovin endaga sellist asja, proovin endaga sellist asja, proovin ennast kiita. Ma olen vahel öelnud mõnedele meesklientidele, et mine peegli ette ja räägi, ütle endale, et ma olen tore, vahva ja näen hea välja. Nad ütlesid parajad mitte väga endast teadlikud ja enda välimusega vaimustunud, siis nad mõtlevad, et niimoodi ei ole viisakas ja normaalne inimene nii ei tee ja see tundub ikka üsna haige. Aga mine proovi ja ütle, et ma olen tore inimene. Mine peegli ette ja ütle, kuidas tundub. Teistel võib ka öelda, aga kas me endale vahel ütleme, niimoodi otsa vaadates, nagu me peeglist paistame. Ma olen täitsa tore. Ma tegin seda asju päris hästi. Päriselt võtta hetke ja öelda endale, et jess, selle asjaga ma sain hästi hakkama. Kas ma oskan seda teha? Ja mõelda ka muidugi seda, et kuidas ma reageerin, kui keegi teine mulle hästi ütleb, sest mis on alati õige eestlane ütleb, et mis nüüd mina ja kuidagi jälle läks hästi ja ega mina ei ole midagi nagu kogemata, mul vahel juhtub jah, aga et kas me oskame nagu võtta komplimenti vastu, aitäh,
aitäh selle eest ja ei hakka kohe tühistama, et näe, juhus selline jälle. Laiendada stressiga toimetuleku vahendite repertuaari või emotsioonidega toimetuleku repertuaari ehk siis mõnele meeldib, mis see näide oli, käia väga jalutamas või jooksmas, see võtab kogu stressi ära ja elu on lill. Aga kui murrati jalaluu ära, ei saa joosta, mis siis teha? Või vahel meeldib väga rääkida sõbrannaga, võtab stressi vähemaks. Aga kui sõbrannal on parasjagu enda mure ja tegelikult tuleks talle olla see hea kõrv, siis tuleks midagi muud valida, et mida rohkem meil on nimekirjas asju ja ma tõesti soovitan need lausa üles kirjutada. Mida teha, kui mul on nõme, vastik olla, maailm on vastik paik. Mida ma siis teen, et natuke helgemaks saada? Mida rohkem variante on, seda parem. Prioriteedid, mida ma tahan elus, mida ma tahan tööl, et meil oleks eraldi nimekiri kusagil siis peas olemas. Töö jäägu tööle, rituaalid selle jaoks ja tõepoolest kodukontori puhul räägitakse nendest rituaalidest ju eriti palju. Et kuna mina töötangi päris palju ka kodus, nii kodukontori ajal kui ka võtan teises ruumis kliente vastu, siis on lausa eraldi, et kuidas, mis hetkel ma mis riided selga panen, millal ma võtan kohvi, et see on omaette väike protsess, kuidas sellesse rolli sisse elada. Nimekirjad, kuidas oma päeva struktureerida, et ma tean, mis toimub, et mul oleks mingit tohutut segadust elus. Ja tõepoolest siis ka mõelda, et kui probleemid on töökorralduses näiteks, et kas mul on võimalik teha mingeid muudatusettepanekuid. Nüüd jah, kui kolleeg on murelik, et nagu ma enne ka rääkisin, siis tegelikult ärme teeme kõigepealt nägu, et vastu saab ikka hakkama. Kui me näeme, et kolleeg või sõber on murelik, siis mina soovitan väga ettevaatlikult minna küsima. Kui me läheme kellegi käest küsima, et kuule, sul on vist depressioon, siis me räägime küll, et vaimse tervise probleeme nagu normaliseeritakse praegu ja inimesed on vakramad, aga tegelikult sellel on päris tihti ikkagi küsitav maik küljes, et ärme selle jutuga lähme. Aga võib-olla oskame me küsida nii, et kuule, võib-olla ma eksin, aga mulle tundub, et sa oled kuidagi nagu, ütlemegi murelik. Mingi ettevaatliku sõna, mida inimesel on lihtsam omaks võtta. Ärme ütle, et sul on vist närvid täitsa läbi. No, halb mõte. Võtame nii neutraalse sõna, mis võimalik on, aga näitame oma hääletooni ja olekuga, et me tahaks kuidagi midagi olemas olla. Ja anname ka võib-olla selle võimaluse, et vabanda, kui ma eksin või mulle lihtsalt praegu on tundunud, et oleme hästi ettevaatlikud, ärme sõidame jõuga peale ja kõigi põnevate diagnostiliste kriteeriumidega. Ja siis küsida, kuidas ma saan aidata. Ja alati mõtleme, et mis suhe meil selle inimesega on, mis tüüp inimene ta on, mis sõnad talle võivad ka sobida, et see peab olema üsna taktitundeline lähenemine. Aga proovime ikka. Ja vahel, kui mõni sõna läheb natuke mööda, kui me lausa ei ütle, et kuule, sul on närvid läbi, see ei ole hea mõte, tõesti ei ole. Siis võime ka vabandada. Sest tähtsam tegelikult on see, et mis meil nagu hoiak on või mis meil nagu hääletoon on, nagu ma ütlesin. Isekeskis kolleegidega koos, milliseid ühisüritusi saab teha, et oleks sellist mõnusat energiat, lõbusat meelt, kolleegid, sõbrad. Vahel piisab ka ühisüritusi, et joome kohvi, ma muud asju ei soovita ja tõesti vahel kirumine ühiselt on see, mis aitab. Vahel see täitsa aitab. Oma must huumor, ühine naer, vahel seda ei ole võimalik teha töökeskkonnas. Tuleb minna kusagile välja. Kui on koroona, saab jalutama ikka minna, seda pole. Ma muidugi ei tea, mis riigis seal keegi on ja võib-olla on jalutamine keelatud, siis ma seda ei soovita. Aga seda võib-olla ikka võib. Siis saab mõelda seda, et kuidas isekeskis teha nii, et see minu töökollektiiv on piisavalt turvaline, et me julgeme olla haavatavad. Ehk siis, et ma julgen öelda, et ma ei ole praegu see kõige parem võitleja, õpetaja, tegija number 1, aastaõpetaja kandidaat, et mul on praegu pagana raske aeg. Mida me peaks isekeskis tegema, et seda oleks võimalik rääkida? Mida ma vajan selleks?
et kõigil oleks seda, nagu öeldakse, vaimset ruumi. ja tegelikult oleks üldse juba tore see, kui ühiselt saakski arutada, et okei, et on olnud keerulised ajad, meie ametki on niisugune keeruline. Selles mõttes psühholoogide amet on lihtne, et meilt nagu eeldatakse, et me peame saama supervisiooni ja kovisiooni ja tuleb ennast kuidagi laadida. Aga tegelikult õpetaja amet on täpselt samasugune, on vaja samamoodi ennast nii-öelda vormis hoida. Ja seda võikski nii-öelda normaalselt arutada, et meil on väljakutsete rohke amet, mida meil on vaja, et olla vaimselt paremas vormis ja kuidas ikkagi jällegi elu lihtsamaks teha. Et seesama see nii-öelda kangelaslikkuse heroiseerimine või üleüldse, et kõik on nii keeruline ja mingu veel keerulisemaks, küll mina hakkama saan. Et see on tegelikult tõesti ohtlik. Ja lõpetuseks tahaks ka seda öelda, et lihtsus võib tähendada praegu ka seda, et me oleme hästi teadlikud ja minimalistlikud meediatarbijad. Et see on just selle praeguse aja kohta, kus on nii palju seda negatiivset ja segast ja pealtnäha vahepeal positiivset. Ehk siis ikkagi see küsimus, et kui palju uudiseid on hädavajalik, kui palju sotsiaalmeediat on hädavajalik. Ja võimalikult vähe nutiseadmeid, kui meil on parasjagu see digiõppeperiood, et midagi ei ole parata. Need ekraanitunnid kurnavad tohutult palju rohkem nii lapsi kui suuri õpetajaid, samamoodi kui õpilasi. Nad on väga kurnavad. Ja minu poolt oleks siis praegu kõik.